Nii, Margit, mis on kõige olulisem muutus, mida koolitusvaldkonnas näed? Koolitusvaldkond on jagunenud 3 protsessi osa vahel: koolituse eeltegevused, koolituse ajal ja koolituse järeltegevused. Koolituse eeltegevustes vajab koolituse tellija koolitajalt palju tugevamat partnerlust ja palju põhjalikumat ettevalmistust, kui ta on olnud senini. Koolituse ajal võib, et vajatakse meist vähem kui teadmuse ülekandjat, vaid pigem kui reflekteerivat partnerit ja kui keskkonnaloojat, kus õppimine saab juhtuda, selleks, et õppija jääks alles. Ja koolituse järeltegevustes võib juhtuda, et me täna elame seda ajajärka, kus teadmised, mis on üle antud, ei piisa ainult üleandmisest, vaid nende rakendamiseks järelreflektsioonid on nüüd koht, kus kindlasti iga koolitaja saab oma teadmiste ja selle õppija kasu nimel võimalusi leida. Aitäh! Ja teine küsimus on ka, et millesse plaanid ise teadlikult panustada, et selle muutusega üldse toime tulla? Ma olen välja töötanud õpetava juhtimise printsiibid selleks, et organisatsioonides, mis nimetavad ennast õppivaks organisatsiooniks, saaksid vahejuhid ja juhid teadlikumalt andragoogilisi teadmisi juhtimistöös rakendada. Selge, aitäh! Mina olen Reet Reial, olen koolitaja, coach ja interim HR professionaal. Ilmselt ma ei ole originaalne, kui ma ütlen, et see kõige suurem muutus ongi digitaalsete vahendite tulemine meie maailma. Ja nüüd ma pigem siis identifitseeriks ennast pigem coachina, tuua näide, kuidas ja mismoodi see on tulnud meie maailma, et Microsofti Copilotis on olemas sellised võimalused, et kui teha näiteks coachingu sessiooni skript, siis Copilot toob välja ilusti, mis olid need tähtsamad punktid sessioonil, millised küsimused jäid vastamata, millised olid mõlema poole ja siis niisugused eesmärgid, mis olid kokkulepped, et see niisugune tehniline töö, mis võimaldab nii coachil kui coachil olla oma töös sisulisem, loovam. Ja mida mina siis selles muutuvas kirjusmaailmas teha saan, on võib-olla, nüüd ma tsiteeriksin vabalt, mitte täpselt, aga vabalt Carl-Gustav Jungi, kes ütles midagi umbes niisugust, et tea kõiki meetodeid, valda kõiki teooriaid, aga kui sa kohtud inimesega, siis ole lihtsalt inimene. Aitäh! My name is Patrick van der Pijl and I'm the CEO of Business Models Inc. And this is a design and innovation company where we help teams and individuals globally on innovation and especially on business model innovation. And that was also the reason that I was visiting the university here with the group of teachers and trainers to really look at the future of business training. I think one of the key changes that we see in the field of business training and professional training is, of course, the introduction and application of AI. So these are developments that go very fast and will also change the way you as a professional can deliver training. So the way we looked at it with the group, we looked at 7 different business models, for example, on learning as a service models, but also AI-driven models. And that's the way you need, as an individual, try to understand how can I deliver these kind of services in collaboration, and that I can embrace this and bring this to our clients. So this was something that we addressed. And I think another thing what we are seeing at the moment is that most of the
training and skills very much are connected to the goals of the business. So we need to just address these skills and training courses to make sure that they help to perform, that they help companies to perform better in terms of customer satisfaction, in terms of operational effectiveness. So I really think that this field of business training needs to be connected way more to those business goals. And then we also had a question about how can you just keep up with this kind of services and also try to understand what are these specific needs of companies. And that really has to do with the fact that we have to have a better understanding of what are key problems of C-level and management when they look at their business. So how can you as a trainer or a consultant help them to do a better job? So what is the lack of skills or what needs to be in place? And that has to do with not only C-level or management, but also with those individuals who are pursuing their own career and maybe need to have access to very different types of skills that they need because of this accelerating change that AI is driving. Tere, mina olen Kristi. Mina tulen Eesti Muuseumi ühingust ja päriselt iga päev töötan oma muuseumis, mis on Tallinna linnamuuseumi, siis Kalamaja muuseum. Ja milline üks koolitus või kuidas see nii-öelda koolitusmuutus siis kõige parem oleks või mida sellega siis täna teha, ma arvan see, et hästi oluline endiselt, eriti pärast koroonat ja muuseumides ja arhiivides ja raamatukogudes on näha seda, et inimesed tahavad suhelda ikkagi päris inimesega. Et see, et meil on väga mugav teha üle veebikoolitusi ja kõike sellist, see on ka väga oluline, aga inimesed tahavad näha päris inimesi ja kohtuda nendega. Et see on selline väga oluline asi, mida me ei tohiks ära unustada. Ja teine selline asi, mida mina näen eriti koolitusvaldkonnas ka, et koolituda saab igal pool. Et tõesti tulla nagu oma võib-olla auditooriumist välja väga sageli, et tulla muuseumisse, raamatukokku, Rappa, lennujaama, keldrisse ja pööningule. Et see ruum, milles koolitatakse või koolitutakse, on väga oluline ja inspireeriv. Et see annab kohe ka sellele koolitusele, mis iganes ta siis on, täiesti teise tähenduse. Tulge oma ruumidest välja, olge mujal. Tere, mina olen Luulahu Tartu linna raamatukogust ja mina ütleks, et raamatukogudel on muutunud see, et inimesed soovivad abi väga erinevatel teemadel ja soovivad individuaalselt seda, et nad ei soovi käia suurtel koolitustel, aga nad tahavad hästi mobiilselt seda abi saada. Ja sellest lähtuvalt tuleb ka see väljakutse, et ehk siis me peame olema kogu aeg kursis, mis toimub, millised uued lahendused on ja ühesõnaga elukestev õpe. Mina olen siis Francesca ja tulen keelelaborist. Tere, mina olen Lii, Multilingua keelekeskus. Kristel Toomel keelelaborist. No võib-olla panustada sooviks ikka sellesse, et õppijatel tänapäeval kasvavad ootused ja tänapäeva maailma võimalused võimaldavad meil ka teha erinevaid katsetusi, katsetada erinevaid meetodeid. Meie puhul on siis eesti keele õpetamine ja siis mina isiklikult võib-olla panustaks veelgi rohkem sellesse, et katsetada ja proovida erinevaid meetodeid, mis oleksid võimalikud erinevad, mitmekesised ja kaasatavad. Mulle meeldib väga uus hüüdlause, et iga õpetaja on praegu keeleõpetaja. Täpselt samamoodi iga koolitaja on samal ajal paralleelselt ka eesti keele koolitaja. Nii et mõtelge, kui teil on mitte eesti emakeelena rääkija, vaid osalejaid koolitusel, tehke oma lause natukene lühemaks, rõhutage kõige tähtsamat, võib-olla natukene lihtsustage oma sõnavara, et oleks 2 ühes, lisaks teie ainele õpetaksite ka keelt. Ja ärge unustage selles maailmas, kus on natuke liiga vähe stabiilsust praegu. Ja rahu, peame me seda enam, arvestama oma sihtgrupiga ja võimaldame nendele selle vaimselt toetava õppekeskkonna. Loomingulisel moel, ühiselt koos, mõeldes, kuidas me saame seda paremini teha oma õppijate jaoks.
Thank you.